Koidu aeg on aeg mõtiskluseks. Olemas on selline lugu, mida räägitakse ka koolides ja ülikoolides ja iga aeg-ajalt kuuleb ka mujal, et selline psühholoogiline trikk, et sulle öeldakse, et siin on 1 komm praegu või kui ootad 1 tunni, siis 2 kommi. Et kumma variant sa võtad. Ja see on selline harjutus, et kui inimene natukene suudab oma naudinguid kontrolli all hoida, sordiini all hoida, eks ju, nautlemistahet, siis ta nautleb rohkem. Ja muidugi selle võib teha muidugi ka palju karjumaks, see tund ei ole midagi, eks ju, näiteks, et mul on seal 1 kommi praegu või terve kommivabriku 1 aasta pärast. Et kumma sa siis võtad, jah. Ja Eestis on väga selgelt näha, et mitte ainult Eestis, aga ka mujal, et veidi noorema põlvkonna seas, et ei osata oma nautlemistahet kontrolli all hoida. Saadakse naudinguid kas või sellest poltimisest ja voltimisest ja pidevate mingite kohvide ja mahlade ostmisest. Enne oma pikka välisreisi ma käisin Tartu Ülikoolis kuulamas reedeti pikka loengute ja seminaride. Mingi lind on siin põõsas. Loengute ja seminaride tsüklid, see oli inglise kirjanduse kohta, sest ma tahtsin natuke ravida. Et inglise kirjandus mulle väga meeldib, aga mulle ei meeldi, mis rolli viimasel ajal evib inglise keelest ühiskonnas. See on täiesti lubamatu. Ta tungib, püsielanike tsooni. Ja et mitte hakata inglise keelt vihkama, siis ma käisin seal kuulamas, see oli selline pikk, käisin mitu tundi, seal oli ka sellist filmide vaatamist ja siis vahepeal tehti me rääkisime sellel teemal, igaüks valmistas ette kodutöö, mida ta pidi esitama ja siis oli paus ja siis mõtlesime filmi. Ja selle pausi ajal, eks siis valdav enamik tudengitest, kes seal olid, läksid välja, ostsid endale mingid võileivad, kohvid, saiakesed, mida kõike, eks ju. Ja mul oli selge põhimõte, et ma ei tee seda. Ma ei tee seda kõik. Ja see ja siis inimesed ütlevad, et aga okei, sa reisid kaugetel maadel ja miks sa siis niimoodi teed, jah. Sellepärast teengi, jah. Et ma rääkisin ChatGPT-ga. Ja ta küsida sellised, ta otsib igast psühholoogia-raamatutest ja asjadest kokku, et miks on nii, et kui on inimene A ja inimene B ja inimene A ostab igasugust väikest nodi iga päev kokku, mis ütleb 1 aasta jooksul teeb väga tohutu summa. Ja isik B seda nodi ei osta, sest seda nodi on üldse vaja. Aga siis aasta lõpus ostab, ma ei tea, näiteks äriklassi pileti kuskile. Ja ta teeb täpselt sama summa ja siis isik A hakkab isikut B hukka mõistma. Kuidas see võimalik on, kui tegemist on täpselt sama summaga? See ongi see, et ChatGPT ütleb mulle, et isik A tunneb, et tema valikuid kritiseeritakse või tal on vähem väärt midagi sellist. Selline. Et ei suuda ennast kontrolli hoida. Ja see on ka seega ütles ka, see on vähem, ei paista välja, et kui sa iga päev mingi kohvikese ja võileivakese, see ei paista sealt välja, sa oled selline raha raiskaja. Aga kui sa ostad sellise uhke äriklassi pileti, see on ju selgelt näha, et sa lähed teatavasti kohtad seal lennujaamades, kui teistel asja ei ole ja võib-olla kui sa teed mõne pildi sellest või filmikese sellest kogemusest, kui sa uhkustad millegagi, et sa oled väga rikas ja sa uhkustad mitte millegagi, sul on lihtsalt, see on ka tegelikult pidi olema, et on selline, et kui mingi mees ostab endale hästi uhke auto, siis ta uhkustab teiste ees ja siis tegelikult on kahte sorti selliseid mehi, kes seda teevad ja need on tõepoolest, kes uhkustavad. Ja teine on see, kes on selline lapselik rõõm või et ta ostab seda, lapselikult õnnelikuna ja kuidas vahetada kumb on see, et kui tal sõber ostab sama uhke auto või isegi veel uhkem auto, siis ta on samasugune lapselik rõõm, et oi, issand, kui ilus ja tõesti õnnelik, siis on ta lapselik rõõm. Aga kui ta sõber ostab veel uhkema kui tema, siis on, kurat, siis ei ole, siis on see paha, jah. Nii et ei tea kunagi kumb on, eks ju, nii et ei maksa ka seda inimest olete hukka mõista. Ta võib olla tõesti selline lapselik seikleja või selline tore. Nojah, ja siis ma tegin ükskord vea, tegin Ryanairi lennukis väikse vea.
see viga on selline, et ühesõnaga, et influenceride maailmas on selline lapselik rõõm nagu matkamine lennukis. Ja meil on teadagi, et kui sa oled näiteks kauglennul, eks ju, siis sa ei saa seda teha, no tähendab, kui sa oled nüüd turistiklassis, sest matkamine lennukis on nagu algusest lõpuni kõndima, sa ei tohi minna kõrgematesse klassidesse, eks ju. Kui sa oled äriklassis, eks ju, näiteks esimeses reas, ütleme, võib-olla esimene klass on kuskil seal üle korrusel, kus sa niikuinii ei saa, aga äriklassis oled esimeses reas, siis sa võid kõndida, eks ju, lennuki sabani turistiklassi, muidugi sa pead luba küsima enne stjuardi või stjuardessi käest, parem kui pursari käest, nagu mina küsis. Ja siis sa võid nagu sealt neid kardinaid puuduta minna lõppu ja siis tagasi tulla. Ja see oli Katai pardal oli minu suur elamus, oli see, et mul oli esimest korda elus võimalik kauglennuga matkama minna. Jah, matkama. Ja Ryanairi peal, kuna Ryanair ei ole seda äriklassi, eks ju, siis ja kuna ma istusin esimeses reas, ma mõtlesin, miks ma proovin, ostan lisaks esimese klassi pileti, eks ju, esimese rea pileti, mis ongi nagu tegelikult mõnes mõttes parem, kui äriklassis on tohutu palju jalaruumi. Rohkem kui äriklassis, Euroopa äriklassis nendel uhkedel lennufirmadel. Ja siis ma mõtlesin, ma kõnin niimoodi mitu korda lausa lõppu edasi. Ja tegingi mitu korda, 4-5 korda. Ja pärast ütlesin stjuardessile, et ma täna olen vähemalt 10 000 eurot kokku hoidnud. Ja ta sai võib-olla aru, et ma olen väga rikas inimene, et ma ostan ühe pileti, mis 10 000, mida ma pole mitte kunagi teinud, mitte kunagi tegema ei hakka ka. Tähendab, kui ma miljon oleks, ma muidugi teeksin seda. Siis on niikuinii suled ilma rahata. Aga ma lihtsalt lõin kokku nagu, ütleme, 5 korda midagi, eks ju. Et ma rääkisin, et pead ostama äriklassi pileti, aga ta mõtles jah, ta vaatas mind nagu imeliku pilguga natukene. Et siis ma sain aru, ma tegin vea, et ma poleks pidanud sellest lapselikust rõõmust rääkima, et ma sain ükskord matkata niimoodi. Vot. Ja see on see, et kuna ma hakkasin mõtlema, et inimesed suudavad väiksed naudingud nagu sordiini all hoida, et mida siis mis oleks nagu lahend? Jah, lahend on see, et lahend on see, et tuleb väiksest lapsest saadik kasvatada sellist asja, et sul on asju, mis pakuvad sulle tohutut naudingut, aga mis ei maksa mitte midagi. Ja siin tulevad mängu sellised nagu kirjandus näiteks, raamatukogud on tasuta, maailma kirjandus saad üle pea. Tuleb sellised mängu nagu paljus riigis on võimalik loodusmatkad, üksidased jalutuskäigud metsas. Kas see minu Koidu ujumine Emajões, mida ma olen teinud. Et kõik see ei maksa midagi ja pakub väga suurt rõõmu ja naudingut. Ja kui need asjad sisse tuua, siis ei ole vaja voltida ja poltida, sest ma saan aru, et mingitel inimestel on see, et nad saavad mingisuguse naudingu, ma ei tea, mitte väga suure naudingu, aga mingi naudingu impulsist, kui midagi ostavad. Mingi ostlemishullus, eks ju. Sa saad puhu, ma saan midagi osta. See on haige. Ja näiteks, mitte vanematel inimestel on see vitamiini hullus, eks ju. Totsikud ja potsikud on vaja osta, vitamiini. Ma rääkisin ühe keemikuga üks päev, ta ütles, et enamik neist on pettus. Mitte selles mõttes, et kui panna 100 laboris, siis ei ole pettus. Kõik on korras, vaatad, oi, kõik on väga head, aga keha ei omasta neid niimoodi. Ja siis kes neid ostab, põhimõtteliselt ostab õhku. Aga saab naudingut sellest, et on need totsikud ja potsikud, eks. Samamoodi kreemid ja igas muud asjad, eks. Suures osas on pettus. Et ma hakkasin mõtlema, et aastast 2016 kuni praegu, eks siis, mis on siis 9 aastat, jah. 9 aastaks ma olen juuksurist käinud ühe korra. Ühe korra käisin juuksurist, see on selline koht, kus pidi aja kinni panema, panin ühe noorem juuksuri juurde kinni, see oli vähemalt pärast koroonat oli, siis ma tundsin, et ma tahtsin midagi. Ja mul on sorakad, aga see on ka jällegi, et see on edasilükatud nauding. Ja ükskord käisin Anne saunas, keegi piiras mul otsi 5 euro eest, aga ma ei loe seda juuksuses käimises, siis otsi tehti natukene silednahaks. Nii et keegi ta mööda, et on 9 aastaks ühe korra juuksuris käinud, siis teab jällegi. Ja kui juuksur maksab, eks mingi 50, eks aga siis kujuta ette, et sa nagu iga kuu näiteks juuksuris ja paned selle raha lihtsalt kõrvale. Ja see ongi suured naudingud, mida teistel ei ole. Ja see ka, et sa õpid saama mingid naudinguid oma tavaelus, kui sa lätki sellise hästi karmi režiimi peal, just asjadest, mis ei maksa mitte midagi. See on väga oluline. Et siis sa suudad päriselt hästi, enamikku hästi õnnelik olla.
ja suudad ka selliseid asju näha, nautida, mida teised võib-olla siis vaatad või, et kas sa oled mingi selline rikkur või et sa niimoodi elad. Ei ole rikkur, see on täpselt sama raha, mida sina kasutad. Täpselt sama. Võib-olla isegi väiksem osa raha, mida sina kasutad. Sest ei adu, sa lihtsalt ei adu, et kui sa enda Boltid, sõidad taksodega, käid juuksuris, ostad poest riideid. Mul on seljas praegu mu vana jakk, millega ma käisin muidugi ka Katai äriklassis. See oli, ma olin ühes poes, mingi Humana stiilis poes, olin Tarragonas. Siis see oli just see asi, mis läks ära viskama, sellest keegi ta ei tahtnud. Seda poodi hakati kinni vist üldse panema. Ma küsisin palju kui ta mulle see jaki annaksid, nad ütlesid 2 eurot. Ma panin 2 eurot 2-eurose mündi talle kämblasse. Võtsin selle jaki, selle puhastamine. Ma küsin see puhastus oli juba mitu korda kallim. Ja selle sama 2 eurosega ma käisin. See on ka muidugi, kui sa reisid üksinda, eks ju, kaugetel maadel, siis on väga oluline, et sa oleksidki kaltsakas natukene, see on ohutum. Õnneks mulle valmistas selline asi, ei ole katsunud, kui ma olen päris ka kaltsakas, nii et ei ole vaja nagu eraldi vaeva näha. Aga kui ei ole, siis on kasulikum kaltsakas välja näha. Nii, see on tänane mõtisklus, nii et kui te pakutakse 1 komm praegu või 2 kommi uue aja pärast või kommivabrik aasta pärast, siis teate, mis teie valikud on. Ja kui te saate naudingut mingisugustest poltimisest ja voltimisest ja mingite bensiinijaama kohvi joomisest, siis mul on väga kahju. Aga ma ei hakka teid kritiseerima, elage kuidas tahate, aga kas siis aru saada, et see raha, mis te nagu ära raiskate, on väga suur. Muidugi, üks asi on veel, mida ma pean ütlema. Et kes niimoodi harjutavad ennastki, et nad ei raiska seda raha. Neil on teine oht, et kui tuleb see hetk, kus peab nüüd hakkama raiskama, siis enam seda ei suuda. Et neil on selline, tekib selline kitsi inimese efekt, eks ju. Et kui küüned enda poole, et istuvad raha hunniku otsas. Et siis peab olema ikka see kitsidus, või kuidas seda nimetada, see peab olema niimoodi, et see on eesmärgistatud. Ja seal on kindel eesmärk, miks sa seda teed. Ja see eesmärk tuleb siis ka täita. Mitte nii, et sa kogud raha suure hunniku ja siis pärast on loed kuskilt Delfist, et vaeselt pensionärilt mingi kelm pettis välja 10 000 eurosid. Siis küsivad, kuidas on vaeselt pensionäril nii palju raha? Sellepärast ongi, et tal on eesmärgistamata kogu see aeg. Ja see on pikki aastaid niimoodi elanud. Liidlist ostnud endale sibulat ja kartulit ja siis kogu pinsi paneb kõrvale ja kinnisvara on omand, eks ju, erastatud kunagi ammu ja see on väga lihtne niimoodi sihukest raha kokku saada. Aga olgu, ma lähen edasi, jalutan natuke edasi, hingan koiduaegset õhku. Aga tänud nagu ikka kuulamast.